tere tulemast Musta kassitoru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 27. juuli kuni 2. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide 2-ga. Müntide 2 on alati minu jaoks olnud kaart, kus tuleb leida tasakaal töö tegemise ja puhkamise vahel. Edasi tuleb teil siin sauade 3. Sauade 3 on ootamine. Kellegi või millegi, pigem ma arvan seda, et te ootate kas vastust või uudiseid. Ja need viibivad. Edasi tuleb lõksus olemise kaart. See on mõõkade 8. Mõõkade 8 on lõksus olemise tunne. Kas see on nüüd seotud nende viibivate uudistega, et tunnete tahaks edasi liikuda, aga ei saa, sellepärast, et vastused pole tulnud. No näiteks olete kandideerinud kusagile ja pole saanud seda vastust ei ega jaa. No tihti juhtub nii, kandideerid ja vastust ei tule. No siis ongi siuke tunne, et tahaks nagu edasi liikuda, aga ma ei saa. Sellepärast, et keegi pole mulle öelnud, et mind on valitud või mind ei ole valitud, siis ma saaksin ju kusagile mujale kandideerida. Aga see lõksutunne on tegelikult näiline. See pole päris. Te olete lihtsalt oma silmad kinni pannud ega kaalugi mingeid teisi variante. Tegelikult on teil tee vaba. Te saate minna vabalt edasi, kui te oma silmad lihtsalt lahti teete. Kui te vaatate seda kassi siin, siis temal selja taga mõõkasid ei ole. Et köidikud on ka väga lõdvad teil. Tegelikult te saate ringi keerata ja minna, kus suunas te täpselt ise tahate. Ja tulevad ka need vastused või need pakkumised, mida te ootasite. Need pakkumised, vastused toob teile see mõõkade baas. Ta toob teile mingisuguse, mingi pakkumise, ta toobki teile mingisuguse hea pakkumise selles mõttes, et kõik baasid toovad midagi, mingeid uudiseid. Ja see mõõkade baas toob teile uudise, et ta pakub teile mingisugust ettevõtmist või midagi põnevat, midagi uut. Teie ellu midagi uut. Nii, ja siin tuleb all kohe see saatuse ratas. No vaat saatuse ratas on ikkagi see meie enda elu, meie enda teha. Ega me ei tea, kuidas meie saatus, millega ta meid üllatab, ütleks niimoodi. Et see pakkumine võib ka olla üks väga vinge, mille üle teil tuleb natukene võib-olla järele mõelda, et kas võtta või mitte võtta vastuse. Edasi tuleb, no need kõik siin tegelikult omavahel on need seotud, nii see saatuse ratas, kui edasi tuleb müntide 9 ja viimane hierofanti kaart. Müntide 9 on kaart, mis räägib teie elust ja teie elu juhtimisest. Ta räägib sellest, et te ise olete enda laevakapten, oma elu laevakapten. Teie küürite tekki, teie juhite laeva just sinna suunas, kuhu teie tahate. No saatuse ratas ütleb samuti, et põhimõtteliselt saatus on ju teie kätes, teie teete valikud. Saatus võib teid lihtsalt üllatada. No ikka nagu meeldival moel, mitte mingit ebameeldivat üllatust ma siin ei näe. Siis on hierofanti kaart, no tema on see tarkur, tema on see, ta otsib seda tarkust, ta tahab ennast täiendada ka oma erialal ja samas võib-olla ongi vaja ennast täiendada, juurde õppida selle uue pakkumise peale, mida see mõõkade baas teile toob. Minu jaoks on see hierofant selline vana teadlane või selline inimene, kes istub seal raamatukogus hommikul, kui avatakse õhtuni välja, uurib vanu mingeid ajakirju või ajalehti või ürikuid. Ta võib-olla on kuskil arhiivis või ühesõnaga selline, kes pidevalt juurde õpib, keda kõik huvitab, kes tahab kõike teada. Et ta võib ju ka teisi õpetada selles mõttes, kui ta on juba seal nii pikalt istunud, siis ta võib oma teadmisi ka teistega jagada, kirjutab raamatut näiteks mingisugusel teemal. Mina näen siin siukest kuivikut, aga tegelikult on ju väga palju huvitavat, mida õppida. Ja kui on uus projekt, uus asi, täiesti uus võib-olla eriala, siis ongi vaja õppida, siis on väga palju vaja teadmisi omandada.
Et vot selline kaart on see hierofanti kaart minu jaoks, on õpetlase kaart. Kas ise õpetada või hoopis õppida? No kui on uus pakkumine, siis ilmselt tuleb ikkagi ise õppida midagi tegema, midagi sellist, mida varem pole teinud või midagi sellist, mida olete teinud, aga täiendada ennast siis sellel alal, et saavutada see vilumus. Kõik teada saada, nii palju kui võimalik. Et vot midagi sellist. No mis ma oskan öelda? Töö ja puhkuse vahel tasakaal leida, ära oodata, ei ole te lõksus, tuleb pakkumine. Saatus üllatab teid selle pakkumise, no ma arvan, et see pakkumine on midagi väga vinget, midagi sellist, mis nagu ahetama paneb, nagu nii, et mis asja, mulle selline pakkumine. Mõtlen natuke, aga väga huvitav, see on kindlasti väga huvitav pakkumine. See on põnev väljakutse. Ja siis, no miks mitte? Hakkan ennast täiendama. Lähete võib-olla hoopis kooli õppima. Lähete kursustele või istutegi kusagil arhiivis. Seda ma ei usu. Ma pigem usun seda, et tänapäeval on nii palju internetis igasugust informatsiooni, võimalik on minna kooli, minna kursustele olenemata vanusest. Mina läksin kutsekooli juba üsna vanana. Lausa 4 aastat käisin, 2 erinevat eriala õppisin. Väga põnev oli. Käisin välispraktikal, mida ma võib-olla poleks endale. Ma ei ütle, et ma poleks lubada saanud. Tõenäoliselt ma ei oleks läinud. Nagu Maltale lihtsalt kuuks ajaks. Väga lahe oli. Ja, et kasutage ära kõik eluvõimalused, minge kooli, teate kui lahe seal on. On ju sessioonõpped, käite nädal aega kuus koolis, õpite uusi teadmisi, saate uusi tuttavaid. Väga vinge, olenemata vanusest, te võite 70 ka olla, ikka võite kooli minna. Küll see pea võtab. Just, vaat niimoodi. Oligi hea idee teile siia. Selle lugemise lõppu. Minge kooli, minge kursustele. Vinge, saate nii palju uusi tuttavaid. Ei, väga lahe. Ma ei kahetse küll hetkegi, et ma koolis käisin. Selline lugemine tuli teile, armsad kaksikud, andke mulle andeks minu heietused. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.